Tere! Mina olen Mare Kalda, nagu juba tutvustusest ka selgus. Ma esindan Eesti Kirjandusmuuseumi ja selle folkloristika osakonda. Minu tänane teema erineb võib-olla terminitöö tegijad, teistest terminitöö tegijatest, kes varem on esinenud, kuna nende tööd on väga suuresti juba väga valmis. Meie töö ei ole nii valmis. Siis algustuseks ma tahaksin võib-olla paljastada ühe saladuse, mis ei ole teada sellele publikule, kes on meid jälgimas ja pole otseselt ei esinejad ega korraldajad. Nimelt saatis eile austatud Peep Nemvalts, terminitöö spetsialist, meile e-kirja, kus ta andis sellise kiire tähenduskoolituse. Ja ma tänan väga selle koolituse eest. Selles e-kirjas on defineeritud oskuskeel, mõiste, termin, terminoloogia, terminivara ja terminitöö. Ja saame siis neid kasutada, seda lühikoolitust, et mitte eksida terminitöös teelt sõnade džunglitesse. Siis, miks ma sellest nii väga räägin, on ka veel sellepärast, et selles kirjas, selles e-kirjas teeb lugupeetud Peep Nemvalts kriitikat minu ettekande pealkirja kohta. Ta ütleb, et terminid ei saa olla teiste mõistete keskel, vaid ainult teiste terminite keskel. Ja tõenäoliselt tuleb siis kuulekalt nõustuda, kuigi mulle meenub ajastu, kui ma kaitsesin doktoritööd ja pärast seda kuulajatest öeldi mulle, et ma liiga kergesti nõustusin oponendi väidetega. Ja ma nüüd ei tea, kas see tänane ettekandepäev on koht, kus asuda oma oponendiga oponeerima, aga ma siis teen seda jälle, nagu tookord doktoritöö kaitsmisel ja palun siis oma tänase ettekande pealkirja lugeda kui sõnad, 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 pilguheit tänapäeva folkloori terminialasele tööle. Nüüd, meie koostame siis tänapäeva folkloori termini baasi. Siin sellel slaidil on näha ka mõningad sellised põhiseisukohad, mis tundusid selle töö tegemisel kuidagi väga olulised praegu rõhutada. Üks asi on just nimelt see oskuskeele ja üldkeele vahekord, mis minu erialal folkloristikas vajab korralikku läbimõtlemist. Nimelt seetõttu, et üldkeele sõnad on üldtuntud, tähendused on kõigile teada, muidugi ka terminid peavad olema arusaadavad ja põhjendatud, aga suur probleem või meie tegevuses juba see selgub üsna pea, et on probleemiks see, et folkloori terminiteks pürivad või juba on terminitena käibel sõnad, mis muidu on ka üldkeele sõnad. Et tuleb läbi mõelda niisugune nende sõnade sellised vahekorrad, nende piirid. Termin tähendab ju ka piiri. Siis kuidagi väga hea oli teele minna, piltlikult öeldes teele minna Tiiuralti mõtte pealt, et erialateadlasele on keel vahend, mille abil oma teaduslikku tegelikkust kirjeldada ja analüüsida. Ja nii on siis ka folkloristikas. Vajame termineid, õigeid sõnu, täpseid, korralikult defineeritud sõnu, mille abil oma eriala tegelikkust kirjeldada. Aga mitte ainult eriala tegelikkust, vaid ka siis nende inimeste tegelikkust, kelle pärimust me uurime. Nüüd seda ma juba korraks mainisin, et meie töö ei ole kaugeltki valmis ja seetõttu järgnevates näidetes, mis ma esile toon,
ei ole sugugi, kõik nendes loeteludes ei ole terminid. Nad kas ei ole veel terminid või nendest ei saagi mitte kunagi termineid. Ja põhiliselt tahaksingi just selles ettekandes jagada seda tööd kui protsessi, tänapäeva folkloori terminite eristamise, väljatöötamise protsessi, mitte sellist valmis toodet, mitte terminibaasi kui valmis toodet. Muidugi on folkloristikas kogu aeg tegeldud ka oma terminoloogiaga, oma terminitega, oma sõnadega, millega me siis kirjeldame oma eriala tegelikkust, mille abil me analüüsime folkloori nähtusi. Ja üheks selliseks tähiseks on siis argikultuuri uurimise terminoloogia e-sõnastik, mis on koostatud Tartu Ülikooli rahvaluule õppejõu Tiiu Jaago initsiatiivil ja seda niisugusena hakati juba looma 2004. aastal ja on siis kogu aeg täiendatud. Tõsi küll, ta on suhteliselt väiksemahuline ja ta on loodud sellise laiema kavatsusega kui ainult folkloristika terminoloogia, vaid hõlmab siis ka argikultuuri laiemalt. Argikultuur terminina on laiem kui folkloristika. Nüüd, siin on näiteks meetodite nimetusi ja mitmesuguseid asju. No ühesõnaga siis järgmisena ma tutvustan natuke või võtame esimeseks selliseks kõnealuseks terminiks rahvaluule ehk folkloori, mida minu erialal üldiselt tunnetatakse kui sünonüüme. Siis ma panen korraks selle eelmise slaidi tagasi. Ma toetun Tiiu Jaago artiklile Rahvaluule mõiste kujunemine Eestis, mis on kirjutatud ilmunud 1999. aastal ja oluline on see, et selles töös on siis Tiiu Jaago välja toetanud siis uutes oludes kohandatud ja sobivama definitsiooni rahvaluule ehk folkloori termini jaoks. Selles artiklis annab Tiiu Jaago 3 definitsiooni. Tiiu Jaago on ka siis Tiiu Jaago tähelepanek on ka siis see, et eriala terminid peegeldavad teadustraditsiooni ja peegeldavad seda, kuidas on see terminoloogia, terminid kujunenud, missuguste teiste keeltega koostöös, teiskeelsete erialateadlastega koostöös on need terminid kujunenud. Ja siis on sellises ajalises perspektiivis 3 erinevat definitsiooni, kuidas folkloori ehk rahvaluulet on Eesti folkloristikas defineeritud, alates Kreutzwaldist ja Jakob Hurdast. Nüüd siin tekib juba selle esimese definitsiooni puhul niisugune probleem, et Jakob Hurt ei kasutanud rahvaluulet kui sõna. Ja Jakob Hurt muidugi sellise tärkava folkloristika esindajana lähtus saksakeelsest mõistetraditsioonist, saksakeelest termini traditsioonist. Kui ta samas siis pani ka tähele mingisuguseid sõnu, mida siis inimesed ise kasutasid juttude puhul, vanad jutud, kui palju on selles väljendis vanad jutud, sellist terminit, eks ju. Aga sellise esimese folkloristika terminoloogiana siis rääkis ta vanavarast ehk rahvamälestustest ja Tiiu Jaago tähelepanekute põhjal on siis selline definitsioon toetub rahvaluule liikide loendile. Ja põhimõtteliselt ei ole siin palju muutunud, aga kusjuures on huvitav see, et rääkides Jakob Hurdast kui erialaterminoloogia alusepanijast, kasutame ikkagi juba seda hilisemat rahvaluule mõistet, nagu omistame selle Jakob Hurdast rääkides ja nagu kuigi see sõna ise on hilisemast ajast pärit. Siis läksid ajad edasi ja
pikemalt aega kestnud definitsioon, kus rõhutati, nagu paljud meie kuulajaskonnast on ka koolis väga korralikult ära õppinud, rõhutati traditsioonilisust, rõhutati suulisust, kollektiivsust. Ja see siis Tiiu Jaako hinnangul on rahvaluule olemuslikele tunnustele rajanev definitsioon. Ja nüüd 1990. aastatel ja rahvusvahelises folkloristikas isegi varem, juba 60. aastate lõpus, erialateadlased märkasid, et need vanad folkloori ehk rahvaluule definitsioonid ei kajasta enam seda tegelikku pärimust, seda kultuurilist kommunikatsiooni ja mis selles kultuurilises kommunikatsioonis väljendub, või lihtsalt öeldes, mida rahvas teeb. Ja siis Tiiu Jaako sõnastaski siis ka eestikeelses kasutuses uue folkloori ehk rahvaluule definitsiooni. See on nüüd dialoogis Dan Vennamose 1971. aasta definitsiooniga, mis omal ajal ehmatas folkloriste, teisi folkloriste oma sellise lühiduse ja lakoonilisusega. Aga tänapäevaks on siis jõudnud sellisesse Google'ist leitava püsitsitaadi seisusesse. Ja tõsi, seda muidugi tsiteeritakse ka ikkagi endiselt väga palju. Nüüd selles Tiiu Jaako definitsioonis vaatavad meile vastu ka juba mitu erialaterminit. See on siis see kultuuriliselt kokkukuuluv rühm või pärimusrühm, see, kelle folkloorist, kelle pärimusest, kelle eneseväljendusest, kelle loome saadustest me räägime, siis sünkretism, siis aga endiselt on siis jäänud rahvaluule ehk folkloor. Ühesõnaga, et definitsioonid muutuvad, aga see termin rahvaluule ehk folkloor on siis folkloristide hinnangul üldiselt paika jäänud. Nüüd siiski tegelikus uurimispraktikas, artiklites, monograafiates kipub olema millegipärast selline omapärane ajaline vahetegemine, et kui räägitakse tänapäevasest rahvaluulest, siis kasutatakse pigem folkloori terminit ja minevikulistest nähtustest rääkides pigem rahvaluule nimetust. Aga tõsi küll, ka täiesti sünonüümsed kasutused on tegelikus uurimispraktikas leitavad ja kergesti tähele pandavad. Nüüd siis üks selline küsimus, millega me siis tänapäeva folkloori termini baasiga töötades, sinna termineid valides, sõnastades ja korrastades peame rinda pistma, on siis see, et üldkeele sõnad pürivad folkloori terminiteks. Kas saab olla võimalik selline asi, et on tegu korraga üldkeele sõnaga ja erialaterminiga? See on küsimus, millele me peame siis niimoodi vastust otsima oma terminitöös. Ja see on siis küsimus folkloori terminite saamisest, oma terminite loomisest ja võõrterminite kasutamisest. Kusjuures jällegi praegu on need näited pärit sellest, mis me praegu teeme ja tuletatud kõik nende artiklite kirjutamise ja igapäevase folkloristi töö pealt. Nüüd, kuna me rõhutame siis tänapäeva folkloori termini baasist või räägime tänapäeva folkloori termini baasist, siis on siia tulnud ja nii-öelda eluline vajadus on sõnastada siis tegelikule inimeste loomesaadusi kuidagi kirjeldavatele, ühesõnaga seda nagu esimesel slaidil oli, et seda erialast tegelikkust peegeldavale ja sellele vastavalt vaid termineid on vaja saada. Ja siis siin on siis mõningad näited, üks selline praeguse aja tänapäeva folkloori oluline märksõna on digitaalne folkloor, mille sünonüüm on interneti folkloor
ja inglise keeles kasutuses samuti, on ka interneti folkloor, siis lihtsalt võrdluseks otsisin ka venekeelseid, vene folkloristidest kolleegide terminoloogiat, heitsin pilgu sinna sisse. Aga tuleb välja siis, et ka teistes kultuurides on siis põhiliselt tegu inglise keele tõlkelise terminiga selle digitaalse folkloori tähistamiseks. Siis see Russell Franki definitsioon on eesti keelde tõlgitud, keegi minu töörühmast on selle kenasti ära tõlkinud ja nüüd jällegi ei ole sugugi kindel, et see jääb meile sinna selle digitaalse folkloori definitsiooniks. Võib-olla tuleb seda ikkagi kuidagi veel sellega töötada. Siin on muidugi puudu mõned asjad, näiteks see, et ainult et see digitaalne folkloor ei ole ainult ja alati ametlike meediakanalitega dialoogis, kuigi enamasti on või väga sageli on. Aga on ka selliseid asju, mida inimesed digitaalset folkloori viljeledes omavahel täiesti niimoodi loovad ja räägivad omavahel oma asjadest. Siis muistend kui folkloori termin. Muistend on üks näide folkloori terminitest, mis on sõnana tehiskeelend. Et see ei ole olnud mingisugune sõna, mis on kellegi kasutaja poolt niimoodi avastatud ja tähele pandud, et ahaa, see sobib tähistama teatud viisil esitatavaid rahvajutte. Ja nüüd tänapäeva folkloori kontekstis räägime muistendite puhul eelkõige sellises juttudest, mis siis terminoloogiliselt, millele vastavad terve pilv sünonüümseid termineid. Et nad on kõik üksteisega sünonüümsed. Iseenesest terminitöös on sünonüümia täiesti olemas, see ei ole nüüd üleni taunitud, aga neid on kuidagi tõesti liiga palju. Ja nad on jällegi tõlkelised. Et Eesti siseselt ei ole justkui isegi tahetud või pole tulnudki nagu pähe tegelikus folkloristlikus praktikas, et peaks neile kuidagi leiutama mingi täiesti eestikeelse vaste ja ongi siis kasutatud neid tõlkelisi termineid tänapäevaste juttude analüüsimisel. See meediamuistendi jutustus või kirjeldus on siis jällegi lihtsalt nagu illustratsiooni huvides. Aga ilmselt abiks siis selle meediamuistendi kui ühe sellise tänapäeva muistendi sünonüümi mõistmiseks. Siis on nende tänapäeva folkloori terminite otsimisel ja sõnastamisel tuleb välja niisugune asjaolu, et mõned terminid, mis on folkloristide töölaual ja mida folkloristid vajavad, on tegelikult ka teiste erialade poolt juba defineeritud või igapäevases kasutuses ühiskonnas toimuvate protsesside iseloomustamiseks. Sageli on need näiteks informatsiooni ja kommunikatsiooni teoorias on samad mõisted, mis meiegi kasutame ja vajame. Ja siis nende põhjal sõnastatud terminid. Üks sellise näideteks on siis konspiratsiooniteooria, millel on siis jällegi tõlkeline eestikeelne vastevandenõuteooria. Leidsin definitsiooni andmekaitse ja infoturbe leksikonist ja kõrvale tõin siis oma Kanada kolleegide kõige uuemast raamatust definitsiooni, mis tegelikult erinevad üksteisest päris tublisti, kusjuures folkloristid rõhutavad konspiratsiooniteooriate puhul seda, et see konspiratsiooniteooriaks määramine on ju nagu peale pandud, et tegelikult inimeste seisukohad, kes neid kasutavad või viljelevad,
või jutustavad edasi üksteisele või mõtlevad nendest, et nende seisukohalt on see lugudena. Ja selles mõttes väga lähedane nendele tänapäeva juttudele või linnamuistenditele või siin tekib selline terminite ja alaterminite ja nende selliste pilvede ja lahtiarvutamise kimbatus. Ja siis on üks lihtsalt võrdluseks toodud ka üks väga hea Mari-Liis Madissoni artikli viide, kus ta siis räägib vandenõuteooriatest semiootiku vaatepunktist. Ja seal on ka rohkem definitsioone toodud. Ka jällegi selliseid interdistsiplinaarseid definitsioone. Siis, kuidas me siis neid termineid saame? On muidugi eristatav korralik valik eesti kirjakeele, eesti ainestikupõhiseid termineid, nagu koolipärimus või õpilaspärimus, kusjuures need ei ole nüüd jällegi täielikud sünonüümid. Õpilaspärimus jätab välja õpetajate pärimuse, koolipärimus justkui haarab mõlemad endasse. Siis lapsesuunali või lapsesuu folkloor, laste hirmutis, keeleküsimus, naljaküsimus, liitsõnamäng ja neid võib seda rida võib muidugi jätkata. Näiteks on toodud väljavõte ühest kolleeg Piret Voolaiu artiklist, mis siis käsitlebki neid lapsesuu nalju. Nüüd, kuna nad on sõnastatud eesti kirjakeele ja eesti ainestiku põhjal, siis on kohe kohal raskused, kui me räägime nendest nähtustest rahvusvahelisel foorumil. Et tegelikus elus on kuidagi kergem tõlkida ingliskeelseid rahvusvahelise folkloristika termineid eesti keelde kui vastupidi. Et niisugune kummaline probleem. Siia ei ole küll toodud, aga näiteks kohapärimus, mis Eesti Rahvaluule arhiivi folkloristide tööga on võib-olla Eestis juba peaaegu igale inimesele ära õpetatud, mis see on. Jällegi rahvusvahelisel foorumil on kuidagi osutunud keeruliseks leida sellist üldiselt arusaadavat vastet. Siis selline tõelises terminoloogia spetsialistis tõenäoliselt peavalu tekitavad terminiks pürgivad sõnad, mille üks sellise liitsõna osis on anti või fake, eks ju, mis läheb vastuollu igasuguste ortograafia reeglitega ja siis on siin ka selliseid sisulisi vasturääkivusi juba folkloristide endi keskel. Näiteks antivanasõnu väidetavalt või mõnede folkloristide hinnangul pole tarvis eraldi välja tuua, kuna nad on lihtsalt üks liik vanasõnu. Samamoodi on siis antimuistenditega ja antilegendidega, mis on samamoodi, puudub vajadus lisada sinna see sõna anti. Nüüd folkloor tõenäoliselt on üks näide terminist, mis eesti keeles ikkagi läbi ei lähe. Siis on selline omapärane probleem, et ütleme, fundamentaalteadustes ja kõvades teadustes on tõepoolest nähtused ja esemed ja protsessid, mida on tarvis defineerida või sõnastada terminid, mis tõesti millele, ütleme, tavainimene oma tavalises igapäevas elus, mille järele puudust ei tunne ja millega võib-olla harva kokku puutub. Aga folkloristikas, et me kirjeldame seda, mida inimesed teevad, me analüüsime seda, mida inimesed teevad, me peegeldame neile tagasi seda, mida inimesed teevad. Miks me peaksime leiutama uusi sõnu selleks, et neile ülendada termini seisusesse, et siis seda sama nende inimeste endi tegevust kirjeldada, eks ju. Kas me tohime võtta need samad sõnad, millega inimesed ise oma tegevust tähistavad? Ja nii on meemide puhul ongi juhtunud see, et folkloristikas üldiselt juba kasutataksegi täiesti kõhklusteta seda sama sõna, mida
et meemiloojad ja meemide jagajad ja kasutajad ise kasutavad interneti meemi tähenduses. Mitte niivõrd selle eelmise meemiteooria tähenduses. Siis jah, hakkame lõpetama. Meemi kõrval siis sellised žanrid nagu flashmob, täiesti tsitaat terminina, kui ta läheb terminiks meie kasutusse. Siis libaevent, jällegi terminoloogilised või termini vaates ei sobitu, ei vasta nendele reeglitele, mis ikkagi terminitele on esitatud või ka mõistlik esitada. Ja siis ka vemp, temp, practical joke tekitavad selliseid terminiks pürgivate sõnade pilvi. Ja siis erialaslängi taustaga Folktales, the friend of a friend fenomen, mis folkloristikas on põhimõtteliselt võib juba öelda, et on termin, aga mida eesti keelde tõlkida, jällegi ei toimi niisugusena. Tegu on selle nähtusega, kus jutu autoriteetsuse rõhutamiseks jutustaja siis ütleb, et ta räägib midagi, mida talle rääkis kas sõber või sõbra klassivend või sugulase klassivend või mingisugune sellise mitmetasandiline jutuleviku vahel selle kirjeldamiseks. Ja kusjuures folkloristikas on see tõepoolest erialaslängi taustaga, kuigi Google'i päring näitab, et seda sama on jällegi kasutatud ka mitmesugustes muudes ühiskonna kirjeldamise seostes. Ja ütleme, et minu ettekanne oligi siis põhimõtteliselt selliste probleemide esitus, mida me hakkame lahendama. Et see ei ole midagi, mis on valmis. Me võtame õppust sellest, mida Peep Nemvalts meile oma e-kirjas saadetud memos meenutab. Me lubame seda ja võib-olla siis oli see selline ettekanne selle terminitöö kui protsessi selline väike lühiülevaade, sellise teekonna kirjeldus. Teisele poole pidi minema. Ja tänan kuulamast. Aitäh! Väga hea kuulata kõrvale, et kui me rääkisime matemaatikast ja statistikast, mis on üsna pika aja jooksul paika loksunud, või meteoroloogiast, mis on revolutsioonilise lähenemise tõttu väga palju muutunud, siis teie pool on tõesti see, mis ilmselt on kogu aeg töös ja mitte isegi ainult sellepärast, et te oma töö siis leiate, et on vaja mingeid ühiseid termineid, vaid ka siin väga palju võõrkeel ikkagi mõjutab, sest see suhtlus ja kõik on nii palju suuremaks läinud. Aga selleks, et lõpetada, ma ikkagi esitan küsimuse. Küsimuse esitab Peep Nemvalts. Ja alustame temaga ja täna lõpetame selle osa, kas rahvaluule ja rahva, sulgudes pärimus, tähistavad synonüümidena ühte ja sama mõistet või eristatakse siin kaht mõistet? No ütleme selline kiire vastus on, et nad tähistavad ühte mõistet. Et see on selline kõige laiem mõiste. See on see termin, mis tähistab, nad mõlemad synonüümsete terminitena tähistavad või on vajalikud folkloori põhilise uurimisobjekti kiireks ja täpseks nimetamiseks. See küsimus oli, et kas nad on tähistavad sama mõistet. Ja kui küsija tahab veel täpsemat vastust, saab ta seda alati esinejalt küsida. Aitäh! Aitäh!